Tere! Tänases nädala peatükis on öeldud, Saara suri Kirjatarbas, see on Hebronis, Kanaanimaal. Seletab Zohar, et Saara vihjab kehale ja Abraham hingele. Seda tähendabki, Saara suri, kui keha sureb Kirjatarbas, mis koosneb 4 põhielemendist. See on Hebronis. Kogu aeg, kui keha oli elus, olid need 4 põhielementi ühendatud. Hebron sõnast lehaber, ühendama. Kui keha sureb, siis ja Abraham tuli, hing tuli Saarat leinama. Hing nutab, kuna ka peale surma ja peale hinge lahkumist on hing seotud kehaga. Vastavalt sellele, et Saara on keha ja Abraham on hing, jääb arusaamatuks, mida tähendab psalm. Kõiges, mis Saara sulle ütleb, kuula ta sõna. On olemas Baal Shem Tovi tuntud ütlus psalmi kohta. Kui sa näed oma vihamehe Eestit tema koorma all lamamas. Kui sa vaatad oma kehale, näed sa oma vihameest. Tema on sinu vihamees, kuna teenistuse alguses, elu alguses hing ja keha vihkavad teineteist. Tema koorma all lamamas. Koorem tähendab toora ja käskude iket. Vaatamata sellele, et see on tema koorem, kuna käske on antud hingedele, mis asuvad kehades, eesmärgiga puhastada keha, vaatamata sellele on see tema jaoks koorem, mida tema ei taha ning seetõttu lamab ta oma koorma all. Lisaks sellele, et käske on antud kehades asuvatele hingetele, on käsud riietunud materiaalsetesse asjadesse. See ei käi ainult käskude kohta, mis on seotud füüsiliste tegevustega, vaid samamoodi ka käskude kohta, mis on seotud südamete kohustustega, nagu armastus ja hirm ning aju kohustustega, nagu uskumine, et looja on ainus. Ka nende käskude mõte on selles, et neid peaks tundma füüsilises ihus, südames ja ajus. Näiteks käsk armastada Jumalat. Materiaalsuses hea sõnum jämendab luid. Talmud traktaadis Gitin jutustab, et roomlased soovisid hävitada Jeruusalemma, et maha suruda ülestõusu. Rabban Yohanan ben Zakkai tuli Vespasianuse juurde, et paluda jätta alles peotäis targaid ja linna Javnet. Rabban Yohanan tervitas Vespasianust, öeldes, tervitused sulle, kuningas, tervitused sulle, kuningas. Vespasianus vastas talle, sa väärid 2 surmakaristust. Esimest selle eest, et ma pole kuningas ja sa kutsusid mind kuningaks ja teist, sest kui mina olen kuningas, siis miks sa ei tulnud minu juurde varem? Samal ajal tuli saadik Roomast ja ütles, tõuse püsti, keiser suri ja Rooma ülimused kavatsevad määrata sind uueks keisriks. Sel hetkel kandis Vespasianus ainult 1 kinga ja kui ta üritas panna teise kinga peale, siis see ei läinud peale. Kui ta üritas võtta teise kinga maha, siis see ei läinud maha. Ta küsis, mis toimub. Rabban Yohanan ben Zakkai vastas talle, ära muretse, sinuni on jõudnud head uudised. Selle kohta on öeldud, hea sõnum jämendab luid. Selles loos näeme, et hea uudis tekitas füüsilist muutust. Sama kehtib ka armastuses Jumala vastu, kuna minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi. See, mida inimene tunneb, peab olema nähtav ka tema kehas. Sama kehtib ka hirmu kohta. Kui inimene tunneb hirmu, siis mitte ainult peab ta ennast ajus või südames kokku suruma, vaid peab olema nähtav tema ihus, ajus ja südames, et ta kardab. Igas asjas on meie rebed meid juhendanud. Samamoodi ka selle kohta on olemas näide. On olemas tuntud lugu, kui alter rebe Rosh Hashanah või Yom Kippuri palvuse ajal jõudis sõnadeni ja siis anna hirmu sinu ees, hakkas ta veerlema põrandal, öeldes hirm, hirm. Suure hirmu pärast ei suutnud ta sõna lõpuni öelda. Ainult mõne aja pärast suutis ta öelda tervet sõna, hirmu sinu ees. Veel üks lugu Tzemach Tzedekist. Esimestel aastatel, kui ta oli rebe, osales ta Farbrengenil hasiididega. Keegi tõi 90% viina. Rebe võttis klaasi, veel 1 klaasi ja käskis valada 3. klaasi.
Peale seda hõõrusta lauba ja joogi mõjust ei jäänudki märku. Hiljem Tzemach Tzedek seletas, et ta mõtles Jumala hiilgusest ja hakkas kartma ning nagu on öeldud Talmudis traktaadis Bava Batra, hirm nõrgendab tugevat veini, mis tähendab, et hirm eemaldab kehast alkoholi mõju. Hirm on mõjutanud teda nii tugevalt ning see oli nähtav ka kehas, et see eemaldas alkoholi mõju. Sama kehtib ka armastuse kohta. Rebbe Menachem Mendel Tšernobõlist jäi paksuks tänu sellele, et ta vastas Kaditšile, olgu õnnistatud tema nimi, kes on püha. Kui ta mõtles tema suurest nimest ja Jumala hiilgusest, et kõige kõrgem on õnnistatud igavesest ajast, igavesti ja igavikuna, et see tuleb alla kõikidesse maailmatesse, kaasa arvatud meie maailma, ärkas tal armastus ja nauding. Selle määrani, et ta keha hakkas tüsenema. Baal Shem Tov jätkab oma õpetust üleval mainitud salmi kohta. Kui sa näed oma vihamehe eestlet tema koorma all lamamas, siis ära jäta teda maha. Sa võid arvata, et kuna keha lamab oma koorma all, siis sa hakkad tegelema sellise tööga, mis kuulub hingele ning keha hakkad sa murdma paastudega ja piinamisega. Selle kohta ütleb salm, vaid aita teda temaga koos, kuna ülesandeks on puhastada oma keha. Isegi kui peetakse silmas kõiki käsu täitmisega seotud kavatsusi, siis sellega ei pruugi käsku täita. Kui peetakse silmas kõiki tefiliini kinnitamisega seotud kavatsusi, kuid tegelikult tefiliini ei kinnitata, siis mitte ainult, et ei täideta käsku, vaid samamoodi patustatakse, kuna käsku kinnitada tefiliini meelega ei täidetud. Kuid kui tefiliini on kinnitatud, kuid selle puhul puudus õige kavatsus, kas seetõttu, et kavatsusega ei oldud kursis või oldi kursis, kuid tefiliini kinnitati ilma kavatsuseta, siis sellele inimesele peaks andma vitsu, kuna ta pidi keskenduma, kuid käsku on ta täitnud. Ühel Tzemach Tzedeki lapselapsel pidi olema ümberlõikamine ja oli valida 2 mohelist. Üks oli vana, kes teadis Arizali käsikirju, kas kõike või mitte, kuid neid, mis räägivad ümberlõikamisest, ta teadis. Teine oli noor ekspert, kuid oluliselt lihtsam kui vana moel. Tzemach Tzedek ütles, et ümberlõikamist peab tegema noor moel ning seletas, kuna peab lihtsalt lõikama. Selles seisneb salmi kõiges, mis Saara sulle ütleb, kuulata sõna lihtne tähendus, kus Saara vastavalt Zohari seletusele on keha, kuna peamine kavatsus peab olema seotud kehaga. Praegu on see peidus, kui tulevikus hakkab see olema avatud, selle määrani, et hing hakkab saama kehalt oma elulisust. On teada, et kõige kõrgem andis esiisadele maitsta järelmaailma juba selles maailmas. Seetõttu on ta öelnud Abrahamile, kõiges, mis Saara sulle ütleb, kuulata sõna. Shabbat shalom ja meeldivat toora õppimist.